hommik, ma olen jõudnud töötuppa, kus me saime need lõpumütsid. Ja me hakkame neid ise kaunistama, meil on siin terve laud, kus on väga palju erinevaid vahendeid, ma ei ole veel välja mõelnud. Ma ei ole veel välja mõelnud, mis ma teha tahan, aga ma olen mega elevil. See aeg siin on väga kiiresti läinud, ma olen hetkel sellises faasis, teised siin ka teevad, neil näevad ülilahedad need välja. Mulle täiega meeldib see, mis on nagu filmi see clapperboard, mida on väga palju siin. Viimased mitu tundi ma olen siis tegelenud enda Instagrami kontoga, sest et sinna häkiti sisse, see kustutati ära ja nüüd mul küsitakse vastutasuks $365 või vastasel juhul nad kustutavad kõik pildid ära ja müüvad selle konto edasi. Ja nad tahavad seda makset tunni aja jooksul, sest et nad kardavad, et muidu Instagram nagu taastab selle, seega neil on nagu väga kiire sellega ja nüüd isegi kui ma neile maksaks, siis mul ei ole mingit garantiid, et ma saan selle tagasi. Ja Instagramiga ühendust saada on väga keeruline, see on nii suur firma, et neil ei ole hetkel meili ega kontakttelefoni, millega ühendust võtta, nagu neil kunagi oli, aga see ei tööta enam. Ehk siis ainuke võimalus on reportida, mida ma tegin, aga see tõenäosus, et nad reaalselt midagi ette võtavad või selle kätte saavad või sellega tegelevad, on nagu nii tilluke. Ja nüüd ma ei teagi, kas neile nagu maksta seda raha või ei. Ma olen nutnud, ma olen karjunud, ma olen lihtsalt nii väsinud. Tahaks magama minna, kui ma ei tea, kas ma olen võimeline magama. No nii, mu Instagrami kasutaja on endiselt teadmata kadunud. Nagu mu isa sai ühendust inimestega Facebookist ja Instagramist ja kellegiga me hetkel suhtleme ja nad arvavad, et me saame selle tagasi, aga sisu osas pole kindel, et kas pildid ja asjad ka, aga nagu veel ei ole mitte midagi nagu täiesti kindel, seega ma ei tea. Ma võin teile guugeldada ja näidata, et seda kontot hetkel ei ole. Nii. See siin siis on minu konto, nagu te kõik teate, ja seda lihtsalt ei ole. Aga ma tahtsin teile hoopis näidata seda monteerimise asjast. Ma olen praegu selles ruumis, kus me iga päev, või terve selle nädala olen lihtsalt istunud ja monteerinud. See on minu tiim lühifilmis. See ruum on väga suur, siin on laes ka igast tehnikat ja asju, seal on hästi palju Mace, mina kasutan seda. Ma tahan teile näidata seda stseeni, mida ma reaalselt monteerisin nagu mitu tundi lihtsalt ühte klippi. Põhimõtteliselt meil oli siis teater ja siin meil oli vaja tekitada mulje, et terve see on inimesi täis, aga meil polnud nii palju tuttavaid, seega me 2 rea kaupa niimoodi filmisime iga rea ja siis ma pidin need inimesed ükshaaval välja lõikama ja vot selline on see lõpptulem, nagu ma võin isegi sisse zoomida ja näidata teile nagu kui detailselt ma need välja lõikasin. Ma vaatan, kas ma saan ühe korra veel lähemal nagu nii, reaalselt lihtsalt kroppisingi ükshaaval nad välja ja siis selline näeb see välja. Mul on teine koht ka, kus nad plaksutavad, see vist ongi ja vot nii. Ma olen täiega uhke selle filmi üle ja nüüd meil on jäänud ainult see veel ära eksportida ja siis me peame esitama selle filmifestivalile ja kuna ma olen siin suve ülikoolis ikkagi, siis nagu kõik teised inimesed reaalselt õppivad ülikoolis, tegelikult siin oli see tingimus, et sa pead ülikoolis käima, et siia kandideerida. Ma nagu saatsin meili ja ütlesin, et ma alles lõpetasin keskkooli ja siis nad küsisid mu filmi kogemust ja kui ma selle sisse saatsin neile nagu resümee, siis nad ütlesid, et ma olen piisavalt kvalifitseeritud, et ma võin kandideerida, sellepärast ma sain siia, aga kõik teised saavad tegelikult nagu punkte enda muude kursuste jaoks. Teised programmid saavad hindeid, vist meie ei saa, me saame lihtsalt kas läbi või mitte ja see, kuidas meie professor seda hindab, on vist selle järgi, et kas me saame filmifestivalile oma filmiga sisse või ei. Ja ma olen suht kindel, et need filmid laetakse kas Drive'i või kuhugi üles, seega ma saan need lingid, seega ma üritan need alla panna, kus mina kaasa mängisin. Olukord on nüüd siis selline, et mul on meik tehtud lõpetamiseks, mis hakkab umbes 1,5 tunni pärast, aga enne seda me tulime pillistama, sellepärast, et Muna tahtis katsetada Briani kaamerat ja mina saan mõned ilusad pildid, seega mulle sobib kõik väga hästi ja ma nagunii sätsin ennast juba valmis. Siin on mu lõpukleit, seega ma olen väga elavil. I want a mirror to see like what looks the best.
Here we see a wild Victoria in the wild behind a tree. Ma jõudsin kohale, umbes 10 minutit on aega, kuni see lõpetamine hakkab ja tuleb välja, et ma olen esimene inimene, kes siin on. Nagu me pidime tulema siia 4:30 vahel ja 10 minutit on jäänud ja ma olen ainuke, kes siin on, aga seega ma saan teile praegu vaikuses näidata, kuidas see kõik välja näeb. Siin on siis ruum, kus me lõpetame, seal on juba näha toiduasju ka, seal jooksevad pildid sellest üritusest ja siin on meil ülilahe fotosein, kus mul pole praegu veel mitte kellegagi pilti teha, ma pean neisi ootama, aga see näeb nii nunnu välja. Siin on meie diplomid ja siis siin lauas ma registreerisin ennast ja tema käis sügisel Eestis, kui oli see USA ülikooli tutvustamispäev ja ma kohtusin temaga seal ja kuulsin sellest programmist, seega väga lahendada siin uuesti näha. Koguneme siis siia järjekorda, kõik võtavad, seal on meie postrid ja kõik peavad hoidma enda nimesid et kuidas meie nime hääldatakse selleks, et nad õigesti selle ütleksid, et sa lähed lavale ja annad selle ja ütlesid päriselt ka, et kui sa ülikooli lõpetad, nagu hoiadki enda nime sildi ja annad nagu enne, kui sa lavale lähed, mis on minu arust mega veider. Okay, you can say hi now. Now I can't talk. Now I can't talk. When I finish. So I won't talk to you anymore. Fine. Do you want to say hi? Victoria Billing. Thank you. Congratulations, Victoria. Thank you. See inimene vist pidi mulle selle andma, aga ma võtsin ise kogemata, sellest ma ei saanud aru. Nüüd tuleb siit ise see võtta. See on siis minu oma. Got it. Vaatasime just siis kaadritaguseid, ma näitasin teile ka seda klippi ja siis vaatasime 3 top-filmi, mis siis välja valiti kõigi 9 seast, mis me tegime ja ma olen nii õnnelik, et ühes ma näitlesin ja teise ma monteerisin ehk 2 kõige suuremat rolli, mis mul olid mõlemad filmid näidati ja nüüd peame oma mütsid üles viskama, sest me lõpetasime. Throw your hat and go white, okay? Are we ready? Go green! Go white! Nüüd saab süüa! Meil on Itaalia buffet, ma just valisin, see kõik näeb nii hea välja, Caesari salat, pasta, siis mozzarella salat, juurviljad nagu. Ma ei jõua ära oodata, et süüa. No, maski aeg. Tuletan teile meelde, et tasub enda näonaha eest hoolitseda ja aeg-ajalt ka maski teha, seega väike meeldetuletus, et kui sa ei ole veel see nädal teinud, siis nüüd on aeg. Ja mina just alustasin pakkimist, võtsin enda kohvri seal lahti, mõned riided juba ka. Hakkan kohe kotti viskama, sest et mul on hommikul juba lend, aga ma ei lähe otse koju, vaid positiivsele ning sellega ongi minu USA-trip ühel pool. Mul oli väga tore, ma olen nii tänulik selle võimaluse eest, ausalt öeldes mul on kahju ära minna, mulle täiega meeldib siin ja nüüd ma hakkan sügavamalt kaaluma päriselt USA-sse ülikooli õppima tulemist, seega eks näis, mis tulevik toob, aga praegu minu poolt kõik, head ööd. Hommikul on 21. juuli reede, kell on 11:20 ja ma olen hetkel Michigani East Lansingu lennujaamas, Chicagos, Stockholmis, Lätis. Ma olen Lätis, jõudsin lõpuks ometi kohale. See oli ikka hullem seiklus. Nagu kui ma tulin Chicagost ja pidin Riia lennul edasi minema Stockholmis, siis mu see Chicago lend hilines, ehk siis mul oli ainult tund aega, et jõuda järgmisele lennule ja Stockholmi lennujaam on mega suur ja esiteks mul oli vaja enda kott välja võtta ja uuesti check-in teha ja see kott ära anda ja siis ma olin veel vales terminalis või nagu minu lend tuli ühte terminali sisse ja see järgmine lend läks nagu mingi 3 terminali edasi, seega nagu see vahemaa oli ka omakorda väga pikk ja mu kott oli ülihiljas, see oli nagu üks viimastest kottidest, mis tuli, seega ma lihtsalt ajaliselt ei olnud nagu võimalik sellele lennule jõuda, seega ma jäin sellest maha, ma ei saanud raha tagasi, sest mul oli mingi basic class või ma ei tea, mingi klassi pilet, millele ei anta tagasi midagi ja ei olnud võimalik muuta ka. Seega pidime uue pileti ostma, mis läks alles nagu mingi 7 tunni pärast
ja mul oli ikka pikalt ootamist ja jamamist kõigega, aga lõpuks ometi ma jõudsin siia ja Brait võttis mu peale ja nüüd me sõidamegi positiivsele. Ausalt öeldes ma tahaks lihtsalt duši alla minna, sest et kõik mu riided on läbi higistanud. Pooled mu asjad on sojaga läbi immunud, sest et mul läks laiali. Seega mul lõhn on higi ja soja järgi ja see olukord on väga halb. Nii, me tulime Mäkki. Ma ausalt öeldes ei ole suur Mäkki fänn, ma eelistan tegelikult Hessi, aga siin ei olnud. Ja nüüd me võtsime süüa, sest et meil on kiire, me pidime kuskilt kaasa võtma kiirtoitu. Ja Brait just ütles, et neid õhupalle saab niisama võtta. Aga ma ei tea, mis ma seda teha. See näeb nii lõbus välja, ma nagu tegelikult tahaks. Siin on sinine ka, kas mõlemad on vist liiga palju. Aga see roheline on ka... Vaata, kes ta sinist. Sinine on nagu peaaegu, et mu lemmikvärv. Ma teen meiki siin, ma näitan teile. Mul on kõik asjad süles. Miks sa kinni panid? Mulle meeldis see. See valgus see läheb vahepeal väga halvaks. Ma olen hetkel nii... see valgus. Oota, kuni me metsa vahele jõuame. Oota, praegu on hea valgus. Ma olen nii kaugel enda meigiga jõudnud, et mul on silmad ja kulmud ära tehtud täiesti siin autos sõidu peal. Ma olen suurt kindel, ma jõuan lõpuni, sest mul on ainult jäänud teha veel kontuur. Ma olen väga üllatunud, et see tee siin stabiilne on, sest suhteliselt mugav on olnud teha. Vahel on see kõigub üle palju ja see on raske näiteks mingit kulme või mööda värvida. Aga praegu on kõik jumal okei. Kas sa ei taha panna Vivaldi Four Seasons? Jaa. Ei meeldi see rohkem. See rikub praegu mu lemmikloo ära. See on kompromiss meiega. Muusika. Me jõudsime just kohale, ma vist pean nii olema, see on nii ära. Ja ma sain just meigi valmis, ma reaalselt ise ei näe, mida ma näitan, see on nii ära. Ma tahtsin näidata, et ma panin kõik enda meigipinslit siia, et mul oleks nagu mugavam kõike seda siin kasutada ja võtta, kui auto sõitis. Ja nüüd on lihtsalt vaja riided vahetada, ehk et panna juustega midagi ette võtta ja siis saab juba festivali alale sisse liikuda. Nii, ma sain ennast nüüd valmis, siin ei ole väga head peeglid, seega ma isegi ei kujuta ette, kui normaalne see välja näeb või ei, aga mul on ehted, selline outfit, lühikesed püksid ja siis mu sporditossud, sest mul reaalselt ei ole mitte midagi muud kaasas, kuna ma tulin otse USA-st ja ma ei olnud arvestanud, et ma lähen festivalile ja Brait on nii vahva ja tõi enda Stigo need elektrirattad. Mitte enda, vaid need on Powered by Technopol. Okei, võttis need kaasa, ehk me saame nendega nüüd sõita otse festivali alale, sest see, kus me parkisime, on nagu sellest tükk maad eemal, et me ei pea kõndima ja säästama aega, sest et mis see kell on? Mul on vale aeg. 8:30. Kell on 8:30, kui me kohale jõudsime see festivali. Mingi 100 aastat hiljem me saime sisse ja mul on mõhupallid ka ja nüüd me saame hakata tantsima ja nautima festivali. Kui palju rahvas. Praegu käib Evert and the Two Dragons. Kõik inimesed lihtsalt vaatavad mind, kui mu kaameraga tulen. Saab. Siin tehakse siis alkoholivabu kokteile ja ma võtsin selle 2. ja 4. Ja siin on mu joogid ja ma kohe maitsen neid. See on mojito ja see on pina colada. See on kokaga tehtud, see on õige. Feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. So we can forever, yeah, feel together, be real together, and no one can stop me when I taste the feeling. Nothing
öeldud, et vlogi osas mul on natuke kaos, ma ei tea täpselt, mis klippe te näinud praegu olete ja mis veel tulemas on. Aga festivalil on mega äge olnud ja arvestades, et ma olen mingi 3 tundi maganud, ma olen üllatunud, mul nii palju energiat on, sest see muusika igal pool on nii hea, et ma lihtsalt kogu aeg tantsida, nagu ma kuulen mingit laulu ja juba lähen. Ja mul on käes mu lemmik Coca kokteil, see on piina colada, sest see on kookose ja ananassiga ja ma armastan mõlemat asja nii väga. Ma vist ei ole jõudnud teile veel väga põhjalikult ka Coca ala tutvustada, seega ma praegu suundungi sinna ja siis ma saan näidata, mis vahvaid asju ma seal täna teinud juba olen. Ei saa juua nii! Mulle meeldib see nurk väga, sest siin saab kaamera ees olla, sind pildistatakse. Ma armastan seda, sa tuled siia. Hakkan pilti tegema Coca purgi jaoks, siin on taust ja siin on need erinevad purgid ja ma saan kohe enda pildiga ka. Väga hea. See näeb nii hea välja, mida vaadaks seda kvaliteeti, ma tahan ise seda pilti. Pildi sain just tehtud ja nüüd selleks, et purg kätte saada, ma pean siin oravaratas jooksma vist selle ja purgi nagu välja teenima. Kui sa oled ära jooksnud ja enda pudeli nagu täis saanud, siis sa saad pudeli selle pildiga endale, mis pildi sa siin enne tegid ja minust see nagu nii laha. Saad mälestuseks reaalselt enda pildiga purgi. Hakkasime kodu poole sõitma, käisime Circle K'st läbi, kust ostsin oma lemmik jäätist, Bounty oma, sest et jäätise variant on nii palju parem, kuna originaal on nii magus, jäätisena on see nagu lahje. Ja nüüd meil on 2 tundi Tallinna poole sõitu, kell on 00.57 ehk ma jõuan mingi kell 3 öösel koju. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan oma voodisse magama üle nagu mingi 3,5 nädala. Festival oli väga tore, seega minu poolt head ööd. Hommik, täna on järgmine päev. Ma sõidan hetkel rattaga vanaema juurde, sest et seal toimub cello kontsert, kuna mõnda aega tagasi olid vaata need bändide auctionid, et saada Annabelli see ravimi jaoks raha kokku ja ma võitsin cello poiste kontserdi auctioni, ehk siis nüüd me saame nende erakontserdi ja ma otsustasin seda teha minu vanaema aias, sest täna on nii palav päev, et seal saab grillida, ujuda, see on bassein ja siis on nagu mõnus siuke väike aiapidu ja kuna ma just jõudsin USA-st tagasi, siis pole sukulasi näinud ja siis on nagu väike meelelahutus neile ka. Seega ma just sõidangi sinna. Pere läks juba natuke varem. Nad sõidavad kuskil eespool ja varsti saab siis mõnusat klassikalise muusika kontserti nautida. Jõudsin kohale ja kuna siin on nii palav, siis ma otsustasin, et ma käin kohe praegu ujumas ära enne kontserti. Ma näitan teile bändiga, nad siin istuvad ja naadivad jäädi. Neil on väga hea elu. See vesi näeb nii hea välja, ma vaatasin, et see on 27 kraadi ja nagu vaadake, kui sinine. Ja mul tegelikult, ma olin filminud klipi, kuidas ma ujumas käisin. Kaamera oli seal basseini ääres, aga see kukkus sisse. Ja ma räägin sellest põhjalikumalt enda podcasti, sest ma lähen täna episoodi salvestama. See tuleb tegelikult välja juba esmaspäeval. Ja ma räägin seal põhjalikult ka USA-st, kõikidest nendest headest ja halbadest kogemustest. Ja mis siis lõpuks mu Instagrami kontoga sai, et kuidas see asi lahenes. Kõik on seal detailselt ära seletatud, seega soovitan uut episoodi kuulata. Panen teile selleks hetkeks ei ole veel väljas, aga vlog läheb reedel üles. Aga lihtsalt panen Kirsi-Chilli lingid alla, et minge subscribe'ige ja jälgige, et kui tuleb kohe välja, siis saate kuulata.
ja sellepärast, et viimased cello-klipid olid telefoniga filmitud, sest selleks hetkeks oli mu kaamera juba veekahjustuse saanud. Aga hetkel on minu poolt kõik. Vlog on juba nii pikalt läinud, te olete nii palju vahvaid asju näinud, et on aeg otsad kokku tõmmata. Seega kindlasti visake pöidlad püsti, küll see meeldis. Ärge unustage subscribe ida, et tulevasi videoid näha ning näeme juba järgmises vlogis. Tšauki!